tere, ilusat päeva! Täna tegin sulle sellise kaardiladumise, kus otsime küsimust või lahendit teemale, kui sind ümbritsevad konfliktsed inimesed, kuidas siis tulla toime või millele pöörata tähelepanu. Ja ladumine toimub 2 grupis. Esimene grupp on siis see rohekas kaart, sellise pildiga, number 7, ja teine on siis punasel taustal, number 52. Et võid valida pildi järgi, võid valida numbri järgi, et number 7, number 52, et 5 + 2 on ka 7, et selles mõttes võid värvi järgi valida, vaata, tunneta, kumb kaart sind siis rohkem kõnetab. Ja nende kaardi tähendustest me hakkame õige pea rääkima, kui sa oled oma valiku teinud. Et valiku tegemiseks sa võid siis panna video hetkeks pausile ja tunnetada. Sa võid valida ka selle järgi, et number 1 või number 2, aga sa võid valida ka number 7 või number 52, rohekas või punakas, või siis nende nimede järgi, ämbliknaine või Branven, et mis sind nagu kutsub siin rohkem. Mina olen Kaidili Välb ja siinkohal siis annan teada, et tegu on üldise kaardi ladumisega ja kui sa leiad, et see sulle ei sobi või ei käi sinu kohta, et see ei anna sulle vastuseid, mida sa otsid, siis see on ka täiesti loogiline, sest tegu on ikkagi üldise ladumisega ja vaatajaid on palju ja seetõttu kõik asjad kõigile ei sobi. Kui sa tunned ära, et sa vajad isiklikku lugemist, siis siit video alt sa leiad lingi selle kohta, kuidas sa saad siis videokaardi lugemisele salvestada või ühesõnaga registreeruda. Kui sa siin üles kerkivate teemade puhul tunned, et sa oled kinni jooksnud või sa ei saa seda teha, sul ei ole võimalik seda juhatust kuulata ja ellu viia, siis samuti võid tulla teraapiasse või nõustamisele ja selle kohta sa leiad ka siis lingi siit video alt. Aga meie siis asume teele. Olen võtnud juba kaardid välja, lihtsalt esimene kaart on sulle siis seekord valikuks. Nii, aga asume siis pihta, et grupp number 1. Ma tõstan selle kaardi natukene ülespoole ka, et sa seda paremini näeksid. Et lihtsalt, ja teema oli meil siis see, et kui sind ümbritsevad konfliktsed inimesed, kuidas siis tulla toime või mida panna tähele. Kuidas saada hakkama selle olukorraga, kuidas tulla toime konfliktidega. Et number 7 iseenesest annab meile teada sellest, et püsi keskmes. Jälgi, et su mõtted ja tunded oleksid tasakaalus. Jälgi, et su sõnad ja teod oleksid tasakaalus, et sisemine ja välimine püsiks tasakaalus. Ja jumalanna Branven on andestuse jumalanna ja tema on iseenesest pärit siis keldi mütoloogiast. Ja mõnikord siis, nagu saagi võib-olla oled märganud, et elu veeretab meie teele mingisuguseid raskusi või takistusi või probleeme. Ja nii nagu seesama keldi jumalanna on andestanud neile, kes põhjustasid siis talle südamevalu või lisaprobleeme. Et samamoodi siis on sinul võimalus vabastada ennast nende probleemide kütkedest läbi andestuse või siis andestuse abil, et nii vist on isegi nagu parem öelda. Ja mis siis tavaliselt juhtub, kui teised meid haavavad, meile oma sõnade või käitumisega haiget teevad, et mis siis juhtub, et siis me kanname seda valu või solvumuse või pettumuse tunnet kuidagi iseendas
Me kanname seda iseendas ja meile tundub, et see on nagu paratamatus, et me ei suuda või ei saa sellest lahti lasta. Ja siis juhtub see, et me hakkame umbusaldama teisi inimesi, ühendust teiste inimestega, usaldust ja nii edasi, eks ole. Ükskõik, milline on sinu lugu või ükskõik, millal see algas, kas see on pärit sinu lapsepõlvest või hilisemast ajast, siis andestus on üks võti, mis võib sind viia soovitud või igatsetud vabaduseni. Hoia oma süda, hoia oma hing avatuna ja sa saad kõigega uuesti alustada, mida sa soovid. Panen selle kaardi siia maha juba, et siis nii. Et sa saad kõigega alustada, millega sa soovid ja jõuda siis välja sinna, kus on su eesmärk või mis on su sihtpunkt. Ja kõige tähtsam on siin juures siis andestada ka iseendale, et sa oled üle mõelnud, et sa oled iseennast nurka mänginud, nurka surunud. Ja mis siis on nagu veel oluline võib-olla endale meenutada, on siis see, et kui me oleme ise haiget saanud, võib-olla see tunne on sulle kuskilt tuttav, et siis võib tekkida selline mingisugune kiusatus või sund või vajadus teha teistele ka haiget või nähvata või öelda tagasi. Aga praegu selle kaardi valguses on nagu hästi oluline seda nagu aduda, et tagasi tegemine või haiget tegemine ei lahenda sinu olukorda. Ja võib-olla see aitab sul mõista ka nii-öelda kellegi teise motiivi, et võib-olla tema tundis sama, kui teie mõtted või teod ei ühtinud või te üksteist ei mõistnud. Ja praegu, et ühesõnaga, kui su elus on sellised konfliktsed inimesed, kellega sa pead kuidagi toime tulema, siis see kaart nagu annab teada või tuletab meelde, et tegelikult aeg on teha enese inventuuri ja parandada enda vigu, ehk siis neid eksimusi, mida sa ise oled teinud, neid sõnu, mida sa oled öelnud või ütlemata jätnud, et aeg on sellega tegeleda ja see aitab sul siis joonduda iseenda kõrgema olemusega, oma tegeliku minaga ja olla 100% vastutav oma mõtete, tunnete, motiivide, uskumuste ja käitumiste ja kõige eest. Nii. Ja hästi oluline on siin meenutada seda, et sa ei pea andestama selle pärast, et teised sulle andestaksid või sellepärast, et sa arvad, et et ega need teiste eksimused nüüd nii tähtsad ka ei olnud. Ei, need olid tähtsad küll. Sind nad ju mõjutasid väga palju, onju. Aga sa pead aru saama, et sul on vaja enda pärast andestada, et sina saaksid edasi liikuda. Ja see on selleks, et saada jõudu, olla tugevam kui seni, olla vastutusvõimeline ja võtta vastutus iseenda eest 100% enda kätte. Sel viisil ei saa sinu südames juurduda ei süütunne ega häbitunne, mida tavaliselt konfliktid tekitavad. Sa seisad jõuliselt, ent ometi alandlikult, pea püsti, olenemata tagajärgedest. Ja andestuse jumalanna siis ütleb, et selline julgus ja austus toob väga sügava tervenduse. Ja andestamine on siis üks võimalik võti, mida sa saad kasutada. Aga hakkame vaikselt avama teisi kaarte, vaatame, mida need sulle ütlevad. Nii, siin on siis langev täht. Ja langev täht tuleb sulle idakaarest ja ta toob
ühesõnaga selle sõnumi, et püüa märgata selle probleemi või selle konflikti juures uut vaatenurka. Püüa märgata seda vaatenurka, mida sa ei ole endale varem tunnistanud või mida sa ei ole varem näha tahtnud. Sest just see uus vaatenurk võib olla tunneli lõpus seesama valguskiir, mis sind juhatab siis lahenduseni või parematele nii-öelda tulemusteni või paremale kooskõlale iseendaga. Järgmine kaart on põud ja põud on siis lõunakaare sümbol ja sa näed seda, et siin on pragunenud mullapind, täiesti kuiv, vedelikuta, veeta, näljas. Ja see on nagu mõnes mõttes hoiatuskaart sulle, et kui sa leiad, et sa ei suuda andestada või et need teised inimesed ei ole väärinud andestamist, siis see, mis sinu hing teeb, on just see, et ta kannatab põua käes. Ja su hing tegelikult januneb selle andestuse järele ja selle vabaduse järele, mida see andestus võib tuua sinu ellu. Siis järgmine kaart on välk ja see on ka lõunakaarest tulnud sõnumitooja. Ja välk on hoiatuskaart. Et kui sa vaatad, mida need 3 eelmist kaarti sulle juba rääkinud on konfliktsete olukordade kohta, siis välk on hoiatuskaart, et kui sa õppust ei võta, siis tuleb väline sekkumine, et välk on alati väline sekkumine. See ei allu enam sinu kontrollile ega sinu tahtele. Andestust, uut vaatenurka saad ise valida, sisemise põuaga, sisemise kõrbe teemaga saad ise tegeleda, aga kui sa sellega ei tegele, siis tuleb väline sekkumine. See on see, et universumi tasakaalustavad jõud hakkavad ise sind siis paika panema. Et see on see koht, et meile võib tunduda, et mõnikord on asjad nagu ebaõiglased, aga need on siis nii-öelda, mis asjad need universumi tasakaalustavad jõud on, et kui meie ise oleme oma suhtumisega, käitumisega või sõnadega või kõigi nendega kokku tekitanud üleliigset pinget, oma olemisega oleme tekitanud üleliigset pinget, siis universumi tasakaalustavad jõud üritavad seda pinget reguleerida. Ja nendel tasakaalustavatel jõududel on lihtsam teha üks inimene kahjutuks, et teha sind kahjutuks, selle asemel, et muuta tervet maailma sinu ümber. Et vaata nüüd, kuidas see väline sekkumine jookseb sinu teemaga kokku, kui sa arvestad 3 eelmist kaarti. Nii, siis järgmine kaart on positiivne energia. Et siin on siis see kaart nagu ütleb, et hoia positiivset energiat. See tähendab seda, et tee neid tegevusi, mis maandavad sind, mis aktiveerivad sinu positiivset energiat, mis aitavad sul olla iseendaga sügavamas kontaktis. Mäletad, see esimene kaart, see andestuse jumalanna kaart ütles ka seda, et kui sa andestad endale, et sa oled olnud nendes olukordades üldse, kus sa oled. Et see aitab vabastada sinu energiat, sinu väge, sinu jõudu. Ja see kaart ütleb ka, et see positiivne energia ei tule sellest, et sa lihtsalt mõtled, et ma olen positiivne või kõik on niigi hästi. See ei tule sellest, vaid see tuleb sellest, et sa tegelikult teadvustad endale sügavamal tasandil, et mis on see, mis on sinu õnnistus, millega sa nagu päriselt rahul oled. Mis on see, mis on nagu päriselt sinu hinge ühisosa, mille eest sa oled tänulik sellele konfliktsele olukorrale ja sealt sa suudad ka vabastada seda positiivset energiat päris suure hulga. Nii, ja viimane kaart on sul siis selline,
pildi poolest siis selline. Ja see sõnum siin kaardib, vaata kuidas kaardid nüüd räägivad, eks ole. Andestamine tervendab, luba mineviku teemadel nüüd lahustuda, sinu hing on sellest kogemusest õppinud, sind ootab uus võimalus. Ja vaata, siin on nüüd see koht, et kui sa tunned, et sa ei saa andestada, et need teised konfliktsed osapooled ei ole andestust ära teeninud, siis tegelikult sa ei ole sellest olukorrast õppinud ja sa ei suuda seda positiivset energiat oma elus kuigi pikalt hoida. Ja see on see koht, kus ma igaks juhuks ütlen, et kui sa üksi ei saa, siis tule teraapiasse. Samas, kui sa saad ise hakkama, loomulikult ei pea mitte kuskile tulema. Et see ei ole see koht, et tule, vaid kui sa oled kinni jooksnud ja ei saa. Aga ma näen siin, et esimese grupi teema jooksis täpselt andestuse põhiselt ehk siis esimese kaardi põhiselt. Aitäh sulle, esimene grupp. Sinuga on tänaseks kõik. Ja võtan siis siia ette teise grupi kaardid. Ja hakkame siis vaatama seda kaarti eelisjärjekorras. Ma katsun seda siia kaamera poolsesse nurka panna. Et number 52, et millest see kaart siis kõigepealt räägib. Et iseenesest me võime need võtta 5 ja 2 nagu eraldi. Et 5 on siis selline sügav, sisekaemuslik, selline justkui nagu kõrgem teadlikkus, selgus, visioon. Ja kui sa mõtled, kuidas see teema kõrgem teadlikkus, selgus, visioon, et kuidas see jookseb kokku selle konflikti teemaga. Et kuidas sa saad konfliktses olukorras, konfliktsete inimestega selles olukorras, kus sa oled, toime tulla, et millele sa pead tähelepanu pöörama. Mis asi siin on see selgus ja kõrgem teadlikkus sinu jaoks? Ja number 2 on justkui selline naiselik või keisrinnalik või selline kuningannalik energia, mis aitab siis tasakaalustada seda number 5. Ja nagu sa nägid siin, et ämblik naine, et see on siis koos loomise energia. Ja see kaart on, või see koos loomise jumalanna on pärit siis Ladina-Ameerikast. Ta on Navajo jumalanna, kes siis ütleb niimoodi, et miks see taust punane on, alustame sellest ka, et punane on siis, kuna ta on indiaanlaste jumalanna, et see ämblik naine tõuseb punasest maast. Ja siin on nagu, mis asi see punane maa on, et ühest küljest jah, et me räägime siin võib-olla, et indiaanlased punanahad, eks ole, seda ka, eks ju, aga ta on nagu nende rahvus, mõnes mõttes siis navaholaste rahvus jumalanna, aga see ei ole siin kontaktis või selles olukorras nagu tähtis. Mis on siis tähtis, et ämblik naine tuleb siis, kui sul on vaja aidata oma unistusi või tulemusi või soove reaalsuse kangasse kududa. Ehk siis ideid ja mõtteid sellesse füüsilisse maailma luua, võiks teisipidi öelda. Ja see märksõna oli ka koos loomine. Ma panen see kaardi natuke kõrgemale. Ja praegu on siis, võiks öelda, et selles konfliktses olukorras, kus sa oled, on võtme küsimus, et miks sa üldse soovid midagi luua? Mis sind motiveerib, mis inspireerib ja mille elluviimist sa soovid või millist tulemust sa loodad siit sellest olukorrast saada? Ja siin on nagu siis see rõhk selles, et tavaliselt, kui me oleme teiste inimestega konfliktis või vaenujalal või mingisuguste kestlike probleemide küüsis vaevleme, siis meil on vastandumine. Et mina mõtlen nii, nemad mõtlevad naa, onju.
aga see ämbliknaine tuleb meelde tuletama seda, et leia ühisosa. Leia, mis on sinus ja nendes sarnast. Mis teid liidab? See, mis teid liidab, mille poolest te olete sarnased, mis teid kõiki huvitab, on see, millele saab seda võimalikku koostööd nagu luua või rajada. Ja kui sa oled selle leidnud, selle ühisosa, siis sa saad seda kas siis sõnades väljendada või tegudes väljendada, tuues siis sealjuures ka välja iseendast parim osa. Ja see aitab siis luua seda maailma teadlikult, ent ometi alandlikul viisil. Pea meeles, et sa ei saa vormi kontrollida. Aga kui sa oled alandlik ja nii-öelda ei punni vastu elujõe voolule, siis saavad asjad juhtuda. Ja ma igaks juhuks ütlen, et alandlikkus ei tähenda siin seda, et sa oled allaandja või vahet pole, mis tuleb. Ei, see tähendab seda, et ma olen teinud endast parima ja muud ma ei saa teha. Ma võtan kõik vastu. Tuleb see, mis tulema peab. Aga et ma olen seal juures siis hästi teadlik ja hästi kohal. Ja see on see koht, kus ma ei saa vormi kontrollida, eks ole. Ja ämbliknaine, kui see kaardipakist välja tuleb, siis ta annab, ta ei tule nagu niisama, et ta annab nagu teada sellest, et on võimalik luua koos nende teiste osapooltega midagi ilusat, imelist, suurejoonelist. Ja jällegi see, mis siis nagu loomisel on või mis sündida saab, et see on midagi võib-olla sellist, mis võib-olla alguses või pealtnäha tundub nagu võimatu või selline, et me isegi ei tule selle peale, et see üldse saaks nagu võimalik olla. Ja ämbliknaine tuletab nagu meile meelde, kui see kaart tuleb sinu lugemises välja, siis muidugi see sõnum on sulle ja kõigile teistele, kellele see tuleb, et me peame ise enda loomingu eest vastutama. Ehk kui ma olen konflikti olukorras, siis see konflikt on ka minu looming. Või mina olen üks osapool, kes on aidanud seda konflikti kas luua või elus hoida. On ja? Ja see on see, et ma pean ka selle eest vastutuse võtma. Ja see tähendab ka seda, et kui me seda tunnistame endale, siis on pool probleemist juba lahendatud. Ja see pool, kes ei taha seda tunnistada, loodab ikkagi sellele, et teised muutuksid. Aga maailm ei muutu meie ümber, kui me ei muuda ise oma suhtumist. Ei piisa selja pööramisest ja lootmisest, et lihtsalt probleem kaob. Kui sina oled kellelegi haiget teinud, pead selle heastama. Ja see on see koht, ja kui keegi on sulle haiget teinud, peab tema selle heastama. Aga konfliktis on alati nii palju haiget tegijaid, kui palju on seal osapooli. Et ära seda siis unusta, on ju. See tähendab, et näiteks kes iganes inimesed, kellega sa konflikti olukorras oled, võib-olla see valu või kannatus või probleem, mida te üksteisele põhjustanud olete, on erinev, ent ometi on igal osapoolel see olemas, eks ju. Kui sa oled manifesteerinud midagi, millele sa pole valmis pühenduma, näiteks võib-olla see konfliktne olukord on viinud sind mingisse seisundisse või mingisuguse järgmise situatsiooni juurde, millele sa pole valmis pühenduma, siis ole alandlik, tunnista enda viga ja vabasta see olukord. Vorm on väga harva selline, nagu sa ette kujutasid. Ja see tähendab, et sa võid alati uuesti alustada. Ja siin ongi nagu see ämbliknaine, et see koos loomine, et ma võin alustada üksi, aga ma võin alustada ka teistega koos. Ja mõnikord sa võid ise enda loodud võrguniitidesse kinni jääda, järgnedes sellele, mis sinu arvates sädeleb ja vastab su soovidele. Aga mis siis tegelikult toimub? See soodustab
sinu eraldatuse illusiooni. On ju? Et me oleme teistega ühenduses. Ja vaata, siin on nüüd niimoodi, et kui sa kujutad ette, et sina ise oled see ämblik naine ja sul on see ämbliku võrk. Oled näinud võib-olla päikese tõusul või päikese loojangul sädelevat ämbliku võrku, eks ole, selline ilus ja sümmeetriline. Ja sina oled see ämblik naine seal võrgu keskel. Siis iga see võrguniit puudutab mõnda teist inimest sinu võrgustikus. On ju? Ja selleks, et see võrgustik saaks toimida, et see üldse saaks elus püsida, ongi vaja meil koos luua. Ja kui ma arvan, et mul ei ole neid teisi vaja, et ma lihtsalt olen siin ilusas pärlendavas võrgus, on ju, siis sellega ma hoiangi oma eraldatuse illusiooni. Et mida see tähendab, eraldatuse illusioon? See on see, et mind ei mõisteta, minust ei saada aru ja nii edasi, eks ole. Ämblik naine pakub sulle siis, või tuletab sulle meelde, et sul on eelkõige selles konfliktses olukorras on vaja viia iseennast tasakaalu ehk sinna keskmesse, eks ole. Et ära jälgi seda sära või sellist klišeed, vaid tunne ära, mis on nagu tegelik tõde. Sest nagu nii kõik siin elus on omavahel väga-väga tihedalt seotud, nii nagu need ämbliku niidid sinu võrgus. Nii, aga läheme edasi. Järgmine kaart tuleb sul välja maaelemendi sõnumitooja, kes on siis madu. Pane tähele, ämblikud ja maod, et need on kõik sellised vanad tervendavad loomad, on ju. Ja kui me räägime uuesti loomisest või uuest vaatenurgast, nagu me siin ämblik naise puhul rääkisime, siis madu natukene toob ka seda, et võib-olla see konfliktne olukord on mingisugune situatsioon, kivistunud vaatenurk, millesse sa oled kinni jäänud. Ja vaata, madu on nüüd see tegelane, kes vabastab oma vana naha, kui see on talle väikseks jäänud. Ehk siis ka sinul on võimalik sellest situatsioonist lihtsalt välja tulla, kui sa enda vastu aus oled ja tõde tunnistad. Et jah, mina olen üks osapool selles konfliktis, nii nagu teisedki või teinegi, oleneb siis sinu olukorrast. Ma tunnistan seda ja ma tahan seda muuta. Ja ma tahan seda muuta teistega koos või teisega koos. Aga see tähendab seda, et millestki tuleb loobuda. Ja kui sina tahad midagi muuta, mu kaart kukkus maha. Et mis on see, millest sa oled valmis loobuma? Järgmine kaart on tuli. Ja selle infojadana tuletab tuli meelde, et kui sa oled valmis tõde tunnistama, koos looma, millestki loobuma, oma vaatenurgad ümber hindama, siis sinu sisemine tuli ja kirg saab sütitust. Et sa justkui nagu avaldud või avaned iseendana veel rohkem ja veel võimsamalt ja veel vägevamana, et elada siis seda elu või luua seda väärtust, mis on sinu asi siia maailma tuua, mis läbi sinu või sinu kaudu peab siia sündima. Järgmine kaart on leevike ja leevike tuleb siis kaardipakist välja siis, kui ta tahab tähelepanu juhtida sellele, et märka endas seda unikaalsust või erisust või erinevust, mida sa saad kasutada, millele sa saad tugineda selle koosloomise või rajada selle koosloomise protsessi.
et kui sa sellest nagu see madu, et kui sa sellest vanast nahast loobud, et milline sinu anne või unikaalsus saab siis sinu seest välja kasvada, välja areneda, mida sa saad koos teistega, koos ämbliknaisega, tugevamaks muuta, selgemaks muuta, nähtavamaks teha. Ja järgmine kaart on abistav inimene. See võib olla ka abistavad jõud, abistav isik. Et siin on nüüd mitu varianti, et maisel tasandil võib olla see, et füüsilisel tasandil on abi sul käeulatuses, milles iganes sa abi vajad, sa pead seda küsima. Võib-olla see on abi, ma ei tea, oled oma emotsioonidega kinni jooksnud, oma minevikuga kinni jooksnud, võib-olla see on mingisugune teraapia, mida sa vajad. Aga see võib ka täiesti füüsilisel, maisel, pragmaatilisel tasandil olla, et mingi töö on vaja ära teha ja sa oled üksi pusinud või puterdanud, et küsi abi. Aga see võib olla ka vaimsel tasandil, et meil on väga palju vaimseid abilisi, teejuhte, haldjaid, väeloomi ja keda kõike veel, esivanemaid. Et nad on kõik meie teenistuses, tingimusel, et me kutsume neid endale appi. Ja see tähendab seda, et sinu ülesanne selles konfliktses olukorras, kus sa oled eraldunud, kus sul on raske teistega koos luua, kus sa siin maonahas hoiad veel sellest vanast kinni ja su sisemine tuli ei ole saanud süttida ja sinu unikaalsus ei ole saanud avalduda. Et tegelikult sul on vaja abi küsida kas füüsilises maailmas, teistelt inimestelt või vaimses maailmas. Ja viimane kaart tuleb sulle siis selline ingellik, mis ütleb, et luba sellel olukorral ja minnes kaardiladumise teema juurde tagasi, see oli siis konfliktne olukord, kujuneda oma soodu, et ära kontrolli kõiki aspekte. Ja siin on see koht, et lase lahti nendest asjadest, mis on sinu kontrolli all, eks ole. Usalda suurt plaani, sest lähitulevikus juhtub ime, mida sa hetkel veel näha ei oska. Ja jällegi, kui sa teed endast oleneva, nii nagu need 5 eelmist kaarti jutustavad, siis sellisel juhul need imed saavad sinu ellu tulla. Aitäh! Teine grupp ja rõõmsate kohtumisteni!